Muhu vallavalitsus jagab igal aastal tunnustusstipendiume ja nende nimed on hariduspreemia, spordipreemia ja kultuuripreemia. Muhu vallavolikogu annab välja tunnustuse aasta tegu. Vallavalitsuse stipendiumide või vallavalitsusel aitab otsustada, kellele anda vastav komisjon ja Muhu vallavolikogu siis seda aastategu jälle omakorda isekeskis hääletab. Tunnustamise eesmärkideks on väärtustada inimesi, kelle loomingulisus, ettevõtlikkus ja pühendumus oma tegevuse vastu on positiivselt mõjutanud valla arengut ja toonud vallale tuntust. Väärtustada Muhu vallale olulise tähtsusega ettevõtmist või sündmust, mis on positiivselt mõjutanud valla arengut ja tuntust aasta jooksul. Laureaadid saavad tänukirja ning pangakontole raha ka. Lisaks annab vallavalitsus täna ka mõned mitmerahalised tunnustused ja nendest saate teada siis mõne aja pärast. Järgnevalt siis anname teile teada, keda esitati 2023. aasta tunnustuste saamiseks ja siis ka, kes osutusid valituteks. Mul on selline palve, et nominendid, kellest ma räägin, tuleksid ise ka siia ette, et me saaksime kõiki siis näha, paremini tundma õppida, kõiki kiita. Alustame kultuuripreemiast. Esitati järgnevad kandidaadid. Kalmer Saar, lühidalt iseloomustati teda, pika jutu seest noppisin mõned väljendid välja, väga aktiivne fotograaf aastakümnete jooksul, tal oli hiljuti ka 50. sünnipäev. Tal on mitmed näitused, mitmed kalendrid aastate jooksul välja andud ja kõik on Muhu teemalised. Nii, järgmised kandidaadid. Kadri Tüür ja Lauri Õunapuu. Muusikapäeva kontserdis Muuli näidendi Atlandi ookean laulude eestvedajad, niimoodi lühidalt, ja palju elamusi sellelt kontserdilt. Järgmisena esitati Kadri Tüür. Ja lühidalt iseloomustati muu hulgas Kodusaare patrioot, Muhu keele säilitaja, Muhu matkaradade ekskursioonijuht, audiogiidi autor, pärandikooli eestvedaja ja nii edasi ja nii edasi. Mall Noormets. Suurlavastuse Muhu pulma ellukutsuja, lavastaja, õpilaste tantsu- ja liikumisõpetaja. Uued ideed sünnivad ühes peas, tuleb ära unustada kõik komisjonid, on kirjutatud tema iseloomustuseks. Järgmisena esitati Anneli Tamm. Anneli on Muhu kultuurielu pikaaegne hoidja, Muhu segarühma juhendaja. Nii, siis esitati Muhu rahvarõidva nõuandekoda ja Alliku Oidekivi, Mai Meriste ja Kätli Saarkoppel on need nõuandekoja aktiivsed tegijad. Iseloomustati, et see Muhu rahvarõiva nõuandekoda on märkimisväärne algatus rahvarõiva tarkuse eluks.
traditsioonilise rahvarõiva säilitajad. Nii, veel esitati Anu Kaljuste. Tema kohta kirjutati, et Hellamaa raamatukogu juhtimine heal tasemel, põnevad näitused, 2023. aasta maakonna parim maaraamatukogu hoidja, muhu keele väärtustaja, väga pühendanud raamatukogu hoidja ja sajanditaguse Muhu pulma üks eestvedajatest ja juhtidest. Ja veel esitati Ivi ja Aare Tiitmaa. Põhjenduseks kirjutati palju ilusaid lauseid, mõned nendest, nad elavad Saaremaal, kuid nad on tantsinud Muhu segarühmas 33 aastat. Nad on väga abivalmis ja vastutulelikud ja esindavad Muhu valda nii kodus, Eestis kui ka välismaal. Ja nende tublide hulgast siis komisjon tegi rasket tööd ja otsustas, et Muhu valla 2023. aasta kultuuripreemia läheb Anu Kaljustele. Aitäh kõigile! Õnneks meil täna aega on veel. Hariduspreemia 2023 esitati järgnevad kandidaadid. Katrin Kommel, Katrin on väga töökas, kohusetundlik, kodutütarde ringi juhendaja, 2023. aasta parim kodutütarde juht. Vot. Siis järgmine kandidaat on taastava õiguse projekt ja selle esindajad Liia Ots oli üks, Anneli Tõru ja Liia, tule vähemalt sina. Taastava õiguse projekt on selline huvitav asi, kus õpetati, kuidas lahendada konflikte, kuidas vältida, ennetada neid ja seda õpitud rakendati Muhu kogukonnas. Järgmine kandidaat hariduspreemiale on Reet Hobust-Koppel. Reeda kohta muu hulgas kirjutati järgnevat. Reet tegi lasteaiast sellise kodu, kus lapsed õpivad reegleid jälgima. Reet armastab väga lapsi. Reedal on Muhu lasteaias juba 45. aasta.
töötatud. 45 aastat töötatud. Järgmine kandidaat on Liia Ots. Liia on väga pühendunud noorsootöötaja, noortekeskuse arendaja, noortele võimaluste looja. Noortekeskuses on väga ägedad üritused. Noortekeskus on rahvusvahelisel tasemel tööle rakendatud. Mitmesugused projektid on käimas. Järgmine kandidaat on Siret Jõeleht. Ja tema kohta kirjutati võib-olla kõige olulisem lause: pikaaegne muuseumihariduse eest seisja. Ja veel üks kandidaat, Maris Mägi. Maris Mägil on uuenduslikud ideed ja lapsest lähtuvad lähenemised õppe- ja kasvatustöös. Komisjon kaalus põhjalikult kõiki neid kandidaate ja otsustas, et hariduspreemia 2023 saab Liia Ots. Jätkame valla spordipreemiaga. Siin on samuti mitu kandidaati esitatud. Palume tulla meie ette staadionile. Ahaa. Katrin Kommel ja Riin Ling. Muhu matk 2023 korraldajad. Kirjutati neist ja sellest sündmusest. See oli kodutütarde matkamäng, kus õpiti, kasutati esmaabi, salakirju, takistusrada tuli läbida, puid tunda ja muid oskusi. Katrin ja Riin süstivad lastesse liikumisrõõmu. Muhu matk 2023 oli pühendatud Kaitseliidu 105. aastapäevale. Järgmine kandidaat on kolmapäevane ujumisklubi. Aga nimeliselt ma ei oska kutsuda. Palun terve bussi täis. Keegi võiks tulla esindama. Kes on käinud kõige rohkem ujumas? Kadri tuleb, jah? Peeter tuleb ka. Tulge mõlemad. Kadri tuleb ka. Ja kolmapäevast ujumisklubi siis kiidetakse rahva tervise edendamise eest ja seda tehakse juba 13 aastat. Nii, järgmine kandidaat spordipreemiale on Marek Tustit. Tema kohta kirjutati palju kiidusõnu, aga lühemalt välja tuues ta on 2.–6. klassi poiste jalgpallitreeningute või jalkatrenni algataja ja juhendaja. Ta teeb seda oma vabast ajast. Ja veel kiidetakse, et on väga hea, et käivitas selle trenni. Nii, aplaus.
Järgmine kandidaat on Otto Hanso. Tema kohta on kirjutatud nii, et ta on noor, lootusantev motokrossi poiss. Ja ta on saavutanud juba mitmed esiviisiku kohad paljudel motokrossi etappidel. Vot. Ja veel on üks kandidaat spordipreemiale, see on meie Kätli Saarkoppel. Kätli on Muhu vallas uuenduslike liikumisettevõtmiste algataja ja innustaja. Komisjon arutas seda asja põhjalikult ja otsustas, et vallaspordipreemia 2023 saab Marek Tusti. Ja enne tahad öelda? Aitäh poistele ja vanematele, aitäh usalduse eest. Tore. Meil on ka spordi eripreemia. Ja eripreemia, kui kõige noorem tubli sportlane saab Otto Hanso. Aitäh. Nii, põnevust ja kõike on jagunud juba siin mitu minutit, kuid meil on veel jagada tunnustusi. Järgmisena on mul au ette lugeda vallavolikogu poolt otsustatud asi, aga siis aastategu 2023 kandidaatideks esitati sellised sündmused, tegevused ja organisatsioonid. Lõetsa veiselauda rajamine. Palun, OÜ Tihuse. Nii, ja kirjutati, et OÜ Tihuse turismitalu poolt loodud kaasaegne loomapidamishoone on väga suur investeering ja see loob eeldused põllumajanduse püsimiseks ja arenguks Muhu saarel. Tõesti, väärtegu. Esitati selline asi nagu taastavõiguse projekt aastateo nominendiks. Palun jällegi taastavõiguse esindaja siia ette. Just, sobib, sest tõepoolest seal oli rohkem rahvast koos, kes on spetsialistid. 35 Muhu inimese kaasamine koolitusele saadi vajalikke kogemusi, kuidas konflikte rahumeelselt lahendada. Nad lubasid mulle ka õpetada. Järgmine kandidaat aastateole on etendus sajanditagune Muhu pulm, Külasema seltsingu korraldatud ja Mal Noormets, ma arvan. Selle kohta oli väga palju ilusaid lauseid ja see Muhu pulm, Muhu kogukonda kaasav etendus. Etendus, mis liitis kogu Muhu kogukonna. Kõrge kunstiline tase ja ajalooline väärtus. See tõi Muhu pärimuse ja kultuuri nähtavale.
Etendusel oli lai kõlapind, Muhu nime teadvustati kõikjal Eestis. Järgmisena on esitatud kandidaadiks Muhu vallavalitsus. Nii, kas oleme siin küll nähtaval, aga äkki tahab keegi vallavalitsuse liige tulla meie ette siia seisma? Nii, aga nad on olemas, me teame. Ja mille eest siis? Pallasmaa rannatee saaga. Kõvasti kõlajõudu oli sellel saagal, aitab Muhu nime teadvustada ka väljaspool Muhu. Vaat selline oli arvamus. Ja veel on 2 kandidaati sellele aastateole. Muhu tapamaja rajamine, Muhu liha täisühing. Nii, palun esindaja, Muhu liha esindaja. Anneli oli siis sel hetkel või keegi igatahes kirjutatud on, et selle hoone, selle tööstuse ettevõtte rajamine väga oluline investeering. See on praegu ainus tegutsev omalaadne meie maakonnas, väga vajalik teenus koha peal ja seda kiidetakse ka teistel väikesaartel, näiteks Kihnus ja mujal. Me oleme küll suursaar, vabandust. Nii, ja esitati veel Muhu loomakliinik selle eest, et loomakliinik rajati Muhusse ja alustas tööd. Palun kliiniku esindaja. Ja on aeg teatavaks teha volikogu otsus. Oli tihe rebimine nende heade kandidaatide vahel. Ja Muhu valla aastategu 2023 on etendus sajandi tagune Muhu pulm. All Normets. Eelpool antud tunnustustega käis kaasa siis ka rahaline asi ja nüüd siis enamasti mitterahalised tunnustused ja erilised märkamised. Muhu vallavalitsus suure rõõmuga annab tänukirja Muhu liha tulundusühistule tapamaja rajamise eest kui aasta 2023 investeering. Oleks hea, kui oleks Muhu liha ja tuleb. Kadri. Aha. Ja eelnevalt juba kuuldus üks väga oluline tegu samuti ja vallavalitsus tahab kiita ja anda tänukirja OÜ Tihuse turismitalule veiselauda rajamise eest aasta 2023 investeering. Muhu vallavalitsus tänab ühte uut tulijat. Aasta 2023 uus tulija Liiva Kohvik OÜ.
Iva kohviku avamise eest tänukiri. Mul on hea välja kuulutada, et mitte esimest korda nende aastate jooksul ja taaskord on parim kohalik maksumaksja 2023. aastal Kehte OÜ. Saab tänukirja ja väikese kinkekaardi. Väga meeldiv oli välja kuulutada neid valla parimaid ja tublimaid ja aastategusid ja preemiate saajaid, kuid nüüd ma tean, on veel, kes soovivad sõna, organisatsioonid, kes tahavad avaldada tunnustust, et palun, sealt tuleb juba Käsitöö Selts Oad ja Eed delegatsioon. Tere ja aitäh taas selle võimaluse eest anda siin nii paljude inimeste ees üle Muhu Käsitöö Seltsi Oad ja Eed aasta tunnustus, tänukiri koos väikese preemiaga. Sellel aastal saab Käsitöö Seltsi tunnustuse väga nobedate näppudega naine, kes palju aastaid on olnud iseendale tööandjaks ja usun küll, et peaaegu kõigis Muhu peredes on midagi tema kätega tehtud olemas, sest kes siis ei oleks kas kellelegi kinkinud või ise kingituseks saanud või endale koju ostnud armsaid, pehmeid lambanahast susse. Muhu Käsitöö Seltsi Oad ja Eed käsitöö auhind 24. aastal läheb Janne Kommelile. Kahjuks hakkab meie pidulik aktus lähenema lõpule, kuid ma tean, soovisite veel sõna tunnustamise. Nii, palun, siia siis. Mul on au Muhu naiste heategevusklubi liikmena üle anda kinkekaart 500 € väärtusega FC klubi juhendajale Marek Tustitile. Eesti sünnipäeva aktus hakkab nüüd lõppema. Palun kõigil riigilippu väljaviimise... See on hea. Oma pillimeest, kes alati meid igal pool hädast välja aitab. Et kus me seda mujal siis ikka täname teile, me ei tule ja me täname siin.
Mihkel Määr. Kirja, bussijuht Arne Jõgi. Aga palun kõigil nüüd taas riigilippu väljaviimiseks püsti tõusta. Sellega on Eesti Vabariigi 106. sünnipäeval pühendatud aktuse pidulikum ametlikum osa lõppenud. Palume teid nüüd kõiki kooli fuajeesse torti sööma ja seejärel siin saalis saab vaadata aastategu 2023 laureaadi sajandi tagune Muhu pulm filmi. Palun siis tordile. Aitäh teile!